Mina võib-olla nüüd oma vastusega üllatan natukene, aga mina ütlen, et baasasjad inimeste juhtimises tegelikult ei ole muutunud. Et jah, me oleme 2 aastat olnud väga turbulentses keskkonnas ja see kriis nagu vindub endiselt ja ei lõppe ega lõppe ära, aga põhilised asjad töötavad samamoodi. Me peame töösuhteid administreerima, me peame tagama töökeskkonna, me peame inimesi koolitama, arendama ja organisatsioonid ja ettevõtted peavad tulemuse koju tooma. Ehk siis, et see põhi või see baas tegelikult inimeste juhtimises ja personali juhtimises on sama. Mis on muutunud, on see, et peab olema paindlikum ja võidavad need, kes on head kohanejad. Täna on koosolek elektrooniline, homme on füüsiline. Tulemuse pead igal juhul ära koju tooma, et see pool on kindlasti oluline ja üsna tõenäoliselt on ikkagist inimese heaolu ja tervis praegu peaaegu et number 1 teema kõikides organisatsioonides. See oli oluline juba varem, juba siis juhtisid kõik, kes inimeste valdkonnas töötasid sellele tähelepanu, et sellega tuleb tegeleda, aga nüüd me oleme natukene alasti, sest et see olukord tõi meile kätte selle, et me ei ole nii tugevad, me ei ole nii head, kui me enne arvasime ja kõigutas seda paati veidikene. Nii et ma usun, et see on üks asi, mis mõjutab selle valdkonna inimeste tööd väga palju praegu. Mõneti tuleb leppida sellega, et hajustiimide puhul ongi see töö teissugune. Et ei ole see, et hüppan laua tagant püsti ja lähen ja küsin kohe kolleegi käest. Et ma peangi arvestama seda, et tema teeb teistsuguses aegruumis oma tööd ja vastab mulle teistmoodi ja teisel ajal. Reeglid. Et organisatsioonisiseselt tuleb väga täpselt kokku leppida, missuguste reeglitega me töötame, millal peavad olema e-kirjad vastatud, missugustel aegadel on koosolekud lubatud ja kokku lepitud ja kuidas toimub aruandlus. Tiimi ühtsust, ma arvan, saab hoida väga erinevat moodi. Et mina olen natuke vanamoodne. Mina ütlen, et esimesena helista. Et inimese hääl telefonis tegelikult on väga oluline nii sulle, juhile, kuulda seda, personalitöötajana teada, kuidas ta räägib, kui ka sellele inimesele oluline. Minu kogemus sellest viimasest 2 aastat ütleb, et ekraanid natukene valetavad. Ehk siis, et meie ise ekraani ees käitume mõnevõrra teisiti, et midagi ei ole teha, selline kerge filter tuleb vahele. Miski ei ole võimatu ja me harjume kõigega. See ongi nüüd uus reaalsus, usun mina. Aga mida veel teha? Korraldage virtuaalseid üritusi. Väga paljud organisatsioonid tegid, ma ei tea, ühiskokkamisi. Arvutid sees, Zoom sees tehti koos süüa, söödi lõunat niimoodi koos. Mõned organisatsioonid saatsid töötajatele kulleri ukse taha, kes tõi vajalikud toiduainetki kohale ja nii edasi ja nii edasi. Võib-olla on ka üks nagu selline paratamatus selle juures ka see, et selline meeskonna vaim, mis on sul füüsilises ühes ruumis, selles virtuaalruumis ei ole, sest et seal sa oledki asisem ja töisem, kui sa oleksid võib-olla näost näkku kohtudes. See side on kindlasti nõrgem, aga minu meelest ei ole midagi katastroofilist. Ja mina ikkagi soovitan kasutada ka kõiki muid kanaleid, aeg-ajalt kohtuda, kolleegiga õues pargis jalutada ja tööasju arutada on täiesti tehtav. Eks see sõltub paljugi sellest, mida organisatsioonid saavad oma töötajatele pakkuda, et peab tunnistama, et Eesti riigis on kahjuks töötaja heaolu üsna kõrgelt maksustatud. Ja see seab võib-olla mõningatele tegevustele piiranguid, sellepärast et hoolitseda oma töötaja eest on üsna kallis. Samas mõnda asja saab teha ka ilma. Et meil on tegelikult erinevad veebiplatvormid juba, kus saab inimene ennast ise testida, olgu see siis peaasi e-keskkonnas või kuskil mujal. On võimalik kuulata erinevaid webinare, suhelda omavahel, õppida ise vaimse tervise esmaabi andjaks, et sa oskaksid tähele panna seda, et kui kolleeg on ära kukkumas.
ja tegelikult ma arvan, et kõige olulisem ja tähtsam on siiras huvi, et kuidas inimesel ikkagi läheb. Sest et üks asi, mis seda 2 aastat ju saatis, oli see, et kui sa olid kodus, siis samal ajal, et sul oli seal kontor, sul oli seal ka võib-olla 3. B ja 9. A-klass selles köögis või elutoas. Ja kõigil meil ei ole suuri eramuid, on ju, nii mõnelgi juhul pidi perekond hakkama saama ühes väikeses toakeses või tõesti siis köögilaua taga istudes. Ehk siis, et seda tuleb arvestada lihtsalt, et see nii on ja see inimesi mõjutab. Väga palju asju saab rääkides paremaks ja kui inimene saab ennast tühjaks jutustada, juba siis on väga palju parem. Nii et kõik sellised tegevused, mis natukenegi nagu ikkagist kaasa aitavad suhtlemisele, alates vanamoodsast telefonikõnest lõpetades kirjast, et kuidas sul läheb, on kasulikud. Üks asi, mis minu arust on praegu eriline või miks inimeste juhtimise või personali juhtimise valdkond on murranguline, on see, et võib-olla tulenevad sellele erilisele perioodile, aga võib-olla sellepärast, et põlvkonnad on muutunud, on see, et käärid sellest, mida meie ootame oma tööandjalt ja töökohalt versus seda, mida organisatsioonid suudavad pakkuda, on erakordselt suured. Ehk siis, et see on küll asi, mis personalitöötajatele tegelikult nagu igapäevaselt otsa vaatab. Kuidas tagada seda tööelu kvaliteeti nii, et kui sul tegelikult võib-olla ei ole võimalik kõiki neid häid asju, mida inimene, kes tööturule tuleb või sinu juurde tuleb ja sulle oma aega annab, talle vastu anda. Et soovid ja nõudmised ja tegelik elu on praegu väga suure lõhega. Et ma loodan ja usun, et see hakkab nüüd vaikselt tasanduma ja me jõuame nagu ühisesse punkti, aga see on kindlasti koht, mis on hetkel personali valdkonnas keeruline. Minu jaoks ei ole paindlikkus alati, ma ei tea, kodukontor või hübriidtöö või kaugtöö. Et me selle COVID-i tulemusel sellest väga palju räägime. Aga paindlikkus tegelikult on ju ka see, et ma saan oma töö sisu üle otsustada. Paindlikkus on ka see, et ma töötan graafiku alusel võib-olla. Paindlikkus on ka see, et ma saan oma töötunde natukene valida. Paindlikkus on võib-olla ka see, et mul on mingid erinevad projektid, mida ma teen. Kord on see, kord on too. Ehk siis, et mida ma tahan öelda lohutuseks organisatsioonidele ja tegelikult ka inimestele, et ärge takerduge nagu ühe asja külge. Et ärge mõelge ainult seda, et kohvikus töötamine on tore. Et see ei pruugi alati olla see, mida te tegelikult vajate ja tahate. Et võib-olla on teie paindlikkus hoopis see, et hommikul saate lapse lasteaeda viia ja tulete kontorisse pool tundi hiljem ja juba ongi kõik hästi. Üks mõte võib-olla veel, mis mind kummitab ja võib-olla see on ainult minul isiklikult peas ja tegelikult ei ole nii suur probleem, aga mulle tundub, et tegelikult Eesti organisatsioonid on ikkagist suures osas mitte kaugtöö tegijad. Ehk siis, et me kipume eeldama, et kõik töökohad on koondatavad selle sildi taha. Et meil on palju töid, mida ikkagi peab tegema inimene füüsiliselt koha peal. Et arstiabi sa ei saa, kui sa ei ole operatsioonisaalis. Politseinik ikkagist väljakutsele peab reageerima. Ja tegelikult, kui me ka toitu koju tellime, siis ju keegi füüsiliselt toob meile selle koju. Ehk siis, et mõned asjad on meil mõeldud tõenäoliselt ka natukene liiga suureks ja liiga kontoritöötaja keskseks. Ehk siis, et kui ma mõtlen kaugtöö peale, siis ma alati mõtlen, et kui palju mul tegelikult selle järgi vajadust on, sest kui suur tegelikult on see sihtgrupp, kes sellega tegelema üldse peab. Kui ma oma tööd ümber korraldan, kas see tähendab seda, et ma korraldan ümber 10% ettevõtte töötajate tööd või ma korraldan 80%. Et kui
tootmises inimesed ikkagist peavad tulema liini taha, siis kui ma ütlen, et kontor läheb nüüd kaugtööle, et kas see on tootmisele hea või see ei ole hea ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis ma küsiks enda käest alati seda, et mis on selle töö eesmärk, mida tegelikult tuleb ära teha. No ma kahtlustan, et meie e-tiiger on juba mõnda aega üsna uinunud olekus olnud. Et jah, et startupid on meil tublid ja tugevad ja erasektor ja avalik sektor võiks ja peaks tegema oluliselt rohkem koostööd. Et me usume, et see kõiki see vaktsineerimiste näited, mis meil meie elust siin viimase 2 aasta jooksul läbi käinud on, kuni tavapärase logistikana tegelikult ainult kinnitavad seda. Väga palju rohkem saab ja tuleb digitaliseerida. Küsimus on, kas me tegelikult ka tahame seda, kas me arvestame sellega, et see nõuab aega ja raha, ja see nõuab teadmisi ja see tegelikult nõuab hiljem ka püsti hoidmist. Et mul on väike mure või hirm, et kui me digitaliseerime, siis me võtame neid asju ühekordse projektina. Et me teeme selle asja ära, me justkui paneme programmi püsti, aga seda, et seda tuleb ka elus hoida, et seda tuleb arendada ja see peab ajaga kaasas käima. Et see kõik tähendab tööd, aega ja kulusid, selle peale me väga ei mõtle. Vastus küsimusele uuesti on ikkagi see, et jah, seda tuleb teha, sellepärast et inimesi on meil järjest vähem. Meil ei ole mõtet raisata oma aega ja energiat rumalale tööle, selle töö võiks teha ära arvuti ja inimesed võiksid teha tarka tööd.